See on heliproov, ma veel ei ole alustanud. Ma loodan, et te kõik tunnete ennast väga hästi, olete mõnusasti kohe sisse võtnud, naudite reede hilist pärastlõunat juba. Ootame veel ühte külalist ja siis alustame. Külalist ja siis alustame. Tähtsale sündmusele. Minu kõrval on siin päeva peakangelane. Oi, meil on heliga midagi siin. Aha. Kui teie külalised välja ei tee, siis ma jätkan. Aga peakangelane, tere kirjanik, tõlkija ja kunstnik Helga Nõu. Tere tulemast tänasele. Aitäh! Ma tunnen ära suurem osa teist, aga mõned silmad võib-olla on hoopis minu silmad villatsaks saanud. Nii et igal juhul tere aitäh! Ja tere tulemast härra Eesti Vabariigi suursaadik, tere kõik Helga sugulased, sõbrad ja ka niisama huvilised, kes täna on tulnud Helgat siia austama. Olete väga teretulnud ja nii tore on näha, et siin on tõesti palju rahvast. Aitäh teile, et tulite! Aga kuna te ei tea ilmselt päevakava ja me ei ole seda ka teile ette välja jaganud, siis räägin teile veidi, mis meid ees ootab. Et kõik teaksid ja paneksid ennast valmis. Esimese asjana anname sõna suursaadikule. Pärast seda teeme me Helgaga väikese intervjuu, sest 90 aastat on päris pikk aeg, mille jooksul on ilmselt üht koma teist juhtunud ja me tahame sellest natuke rohkem kõik kuulda. Siis on üks väga põnev hetk, kus meil on kohal Stockholmi Eesti kooli 7. klassi õpilased ja ka õpetaja Kaja. Nimelt korraldasime väikese kirjandivõistluse Helga kirjutatud lasteraamatute teemal ja täna tahame autasustada selle kirjandivõistluse võitjaid. Pärast seda esinevad meile Liisa Okerberg ja Toomas Tuulse, kuuleme veidi muusikat. Pärast seda meil on ka videosillaga ühendus Jaanika Kroonbergiga, kes on siin selle ekraani kaudu meiega ja annab edasi tervituse Eesti Kirjanike Liidust. Ja päeva või siis selle ametliku osa lõpetuseks ütleb ka tervitussõnad Eesti Kultuurikoondise juhatuse esimees Jaan Sein. Seejärel algab siis nii-öelda mitteametlik osa, kus kõik, kes soovivad, saate jääda edasi Helgat austama ja maitsma torti ja tõstma ka klaasi tema terviseks. Kas te olete päevaplaaniga nõus? Väga hea. Aga sellisel juhul annaksin ma sõna üle härra Toomas Lukile. Palun. Nii, suur tänu see kutsumast. On hea veel tõdeda, et see on nii palju Helga austajad, lugupeetud jubilar. Kõigepealt palju õnne teile. Aga ma usun, et kõik teie sõbrad on lugenud teie raamatuid ilmselt, kui mitte siis ise, siis vähemalt oma lastelastele. Ja seetõttu on teie jälg raamatu ja kirjanikuna, raamatute kirjanikuna, eriti lasteraamatude kirjanikuna väga suur. Et ma ei eksiks, siis ma tahtsin teid ennast tsiteerida. Sest 90 aastat on tõepoolest
suurepäraselt elatud elu ja palju aastaid veel ees. Võib-olla on see ka väike sissejuhatus intervjuus, sest et 10 aastat tagasi Helga käest küsiti, et kas oled oma elus õnne leidnud? Helga vastas, jaa, absoluutselt. Mul on väga palju õnne elus olnud, mul on kõik hästi läinud. Aga ega ma pole kogu aeg niimoodi mõelnud ja siis vahepeal tulevad need viletsad okupatsiooniaastad, kus te ütlete, Helga, et me olime kaotanud kodumaa ja pidime elama maapaus ilma oma maata võõra rahva keskel. See tundus olema suur ebaõiglus ja vägivalda. Ometi just see kiivustas pagulase all kirjandusega tegelema, mis oli peaaegu nagu vabadusvõitlus. Alles nüüd tagantjärele saan aru, et mul on väga õnnelik elu. Ja muidugi õnnelik elu ei ole ilma õnneliku abikaaseta, sellepärast nii nagu ma aru saan, et just endid tiivustanud raamatuid kirjutama ja oma loomingut kaante vahel panema. Ehk ma saan aru ka Ennu jutust, et teie looming ühe raamatukoone vahel veel mahu ja seetõttu olete te mõlemad siis kirjanikud. Aga teid on tunnustatud paljude auhindadega, kaasa arvatud Eesti Vabariigi Valge Tähe Rist 2001. aastal ja seda panust ja teie panust hindab ka täna Eesti Vabariigi president Alar Karis. Ja siin ongi tegelikult minu lillekimp ja tema kiri teile edasi anda. Et ma tahaksin teid tervitada nii saatkonna poolt, aga Eesti Vabariigi presidendi poolt ja tema tiimi poolt, andes üle teile lillekimbu ja tema tänukirja. Kas ma tohiks korra appi paluda, et seda mikrofoni hoida? Aitäh, siin ennekõike lillekimp. Kas ma tohin selle teie kätte anda või anname kellegi hoida? Ma jätan selle teadlikult paberi, sest et saate selle just koju viia, aga siin palun ärge heitugi, siin on peale on Eesti Vabariigi suursaatkond Stockholmis, aga siin taga on Eesti Vabariigi presidendi kantsleri. Me lihtsalt jätsime selle avamata, et proua Helga saaks selle isiklikult avada. Veel kord palju õnne teile, aitäh selle panuse eest Eesti kirjandusse ja ka kogu Eesti kogukonda siin Rootsis ja ka nüüd kodumaal Eestis. Aitäh teile! 90 aastat on päris pikk aeg ja ilmselt oleks nii, et kui sa räägiksid kõik oma elu tähtsündmused, siis läheks väike looja ja meil läheks juttu jaguks üsna kauaks. Aga kui sa nüüd võtad kokku need kõige olulisemad sündmused oma elus, siis mis need on? Kõige suurem sündmus minu elus on, kui ma sündisin ja see oli ikka nii ääre peal, seepärast, et me elasime Kohtlas ja isa oli metsaolem seal ja marutõbi Raabias oli käimas nagu. Meil oli ka kiisu, või tähendab minu isal ja mal oli kiisu ja ta oli väga veebe loomuga, aga ükskord ammustas ema, nii et veri tuli välja. Ja siis metsaolema esimene laps ja kõik, isa lõikas kiisul pea otsast ära ja saatis Tartu. Ja sealt tuligi vastus, et sellel on marutõbi. Ja siis ema läks siis oma vanemate juurde, kes elasid Tartus ja käis siis, suur ja lai, nagu ta siis oli, üle 20 korra, ma ei mäleta, kas oli 21 või 28 korra ja sai pritsi, nii et ta pääses Raabiasest ja sellega sain mina sündida ja see, ma leian, et on kõige alus. Ja, tõepoolest imeline, et läks sul emal hästi ja siin oled sina nüüd 90 aastat hiljem. Ja pärast on lapsepõlv nagu lapsepõlv ikka, aga et me põgenesime Rootsi ja Rootsis saime elama Adelsööle
olime ainukesed eestlased ja rootslaste seas, elasime seal 5 aastat ja minule jäi nagu see mulje, et eestlased on ainukesed, keda üldse arvestada ja Eesti on kõige tähtsam riik ja see on jätkunud. Pärast võiks ütelda, kui ma kooli lõpetasin, kohtasin Ennu, kes istub siin esimeses reas ja temaga saime tuttavaks niimoodi, et ta tants oli ja ta kummardas tüdruku ees, keda ta tahtis tantsima viia. Ja kui ta pead tõstis, siis olin hoopis mina seisin seal taga. Sellepärast, et see teine oli samal hetkel just ära läinud. Nii et see oli ka puht juhus, et ma Ennu leidsin. Või tema leidis minu. Tema õieti selle asemel, et me välja oleksime läinud ja pidutsenud, siis me ostsime Eesti raamatuid ja tema on sundinud mind õieti eesti keeles kirjutama. Nii et kui minu esimene raamat tuli Kass sööb rohtu, siis ma olin väga ebakindel aga pikapeale sain kindlust juurde ja nüüd on raamatuid tulnud ja nüüd on 24 raamatut umbes. Täpselt. Ja see oli see. Siis järgmine väga tähtis asi on, et Eesti sai vabaks, pääses Vene režiimist ja nüüd me olemegi viimased 25 või 30 aastat, kui palju elanud nende kaksikelu, et osa Eestis ja osa Rootsis. Ja 25, no see on keskel. Väga põnev. Tegelikult sa ütlesid, et sinust sai kirjanik oma abikaasa sundusel, aga ilmselt ütleme siis niimoodi, et kõik need aastad ja 24 raamatut ei olnud ilmselt päris nii, et keegi istus kõrval ja sundis seda tegema. Mis inspireeris sind neid raamatuid kirjutama ja mis ka võib-olla on ju huvitav, et sa oled ametilt, nii-öelda päris ametilt või kui seda saab nii öelda, et mis on üldse päris amet, aga sa töötasid ju väga pikka aega õpetajana. Kuidas sa üldse kombineerisid oma õpetajakutset ja kirjaniku ametit? Ja kirjaniku amet ei saa seda ütelda, et amet, ma olen kirjanik ja nüüd ma elan sellest ja sellest ei saagi keegi elada. Ja kes mind inspireeris, olid meie lapsed, kellest Laine elab seal, istub seal ja Heino seal. Ja lapsed panid kõige rohkem kirjutama õieti. Nüüd ma võiks ütelda, et ma ei ole seda õiget kirjaniku tüüpi, mitte rootsi kirjaniku, pärast, et see on rohkem ja rohkem kujunenud politseiametikuks umbes.
ja ma ei tea, 10 esimest aastat ma olin maakoolis Rootsis ja see oli ka ikka, see oli kuidagi talutav, aga siis ma läksin ainult poole koormuse peale Uppsalas ja Stockholmis ja see sobis mulle paremini ja nii et ma ei tea, ma ei peaks seda kirjanik olema, et see mu amet oleks, et parem öelda kooliõpetaja, siis saadakse kohe aru, aga kirjanik võiks ütelda, et see on mulle kaela tulnud ja ma olen ka sellest sõltuvaks saanud. Nii et kui üks raamat on valmis, siis kohe teine surub peale ja vahel ongi, et on nagu mitu asja korraga. Kõige rohkem ma arvan, et olen, sina nimetasid, et ma olen noorsoo-raamatute kirjutaja. Ja see on sellepärast, et minu esimene, mitte esimene, aga igatahes üks raamat on Peasuu, just see on noortele kirjutatud ja selleks andis mulle Laine, kes istub seal ja selle järgi tuli teatud nõue, et ma kirjutaksin edasi noorsooraamatuid. Nii et kui ma olen nüüd kirjutanud 6 või 5 noorsooramatut, siis olen ma kirjutanud rohkem, ma olen kirjutanud 8 romaani ja romaanid on 10 romaanid. Romaanid on rohkem minu seisukoht millegi peale. Nii et võiks ütelda, et ma ei ole mitte noorsookirjanik, aga ma olen kõige rohkem tuntud. See Peasuu, sellest on ilmunud, ma arvan, 8 trükki ja see, jah, ma ei tea, kas viimaseks on jäänud või mitte. Tore, kui ma rääkisin kodus pojaga, siis ta küsis, et kus sa lähed täna õhtul. Ma ütlesin, et Helga Nõu tähtis üritus 90. Jaa, ma tean teda, ma lugesin tema raamatut Peasuu. See oli kohe esimene, mis tal tuli meelde. Aga kokku oled sa kirjutanud 24 raamatut, mida on päris palju ja ma saan aru ka, et sul on tegelikult veel üks raamat praegu teoksil. Jah, üks on Salahobune on selle nimi ja ma ikka iga kord ütlen, et järgmine nädal ma kirjutan viimase peatüki ja niimoodi, aga nii lihtne see ei ole, et seal nimelt ma räägin
jutustan oma põgenikelaagrites, mitte minuga. Ja me olime peaaegu 10 põgenikelaagris. Ja vahel juhtus seal asju, mis oli vähemalt lapse silma järgi väga naljakad. Ja aga seal oli ka tõsist asja, nii et võiks ütelda, et ma olin esimene üksik guide Rootsis. Ja see Eesti osa oli mulle väga tähtis. Ja mis on võib-olla ka siin rahvale infoks, tegime ju Helga sinuga ka pikema intervjuu ja seda te saate lugeda Rahvuslikus Kontaktis digiversioonis, see on täitsa olemas. Ja tegelikult seda intervjuud tehes ma küsisin sinu käest, et mida tähendab olla sinu jaoks eestlane ja siis sa ütlesid, et see on õnn ja õnnetus, et kas võib olla mõlemat. Ja kuna see oli piisavalt intrigeeriv, siis ma mõtlesin, et ma küsin praegu, mida sa mõtlesid selle eestlaseks olemise ja selle õnne ja õnnetuse all? Äkki sa kommenteerid seda natuke lähemalt? Kui olla kirjanik, siis on kahtlemata õnn või õnnelik vähemalt selles osas, mis nüüd Eestile osaks on saanud. Aga muidu on ju kirjutamine rohkem laua taga istumine või arvuti ees ja see ei sobi võib-olla üldiselt. Kas võin midagi ütelda? Jaa. Armas Helga, palju õnne 90 aasta sünnipäeva puhul. Nüüd tulvitsegi muusikaosakond, me mängime 3 pala. Ja esimene pala on Põlmik. Toomas on kirjutatud ühe loo, mille nimi on Pieva pala. Ja minä olen kirjoittanut yhden loo, mille nimi on Ramu. Ja need olemme nagu esimest korda nüüd kokku põlminud sinu jaoks. Kas võiksime seda Helga tuuri aidata nihutada? Helga, kas paneme su natuke, et sa saad istuda nüüd sa oled peaaegu seljaga sinna. Kas sa tahad?
armas Helga, palju õnne, palju õnne. Järgmise pala nimi on Mälestus, mida ma kirjutasin mitu aastat tagasi. Ja ma arvan, et sinul ja minul on ka väga palju ühiseid mälestusi. Ma arvan, et sina kuulsid mind mängimas juba, kui ma olin teismeline. Neid nüüd mäletame. Kas ma võiksin rääkida? Ma viitasin, et mul on üks romaan, mis on peaaegu valmis, milline Salahobune. Ja üks tegelastest ma olen kirjutanud Toomas Tuulsel. Ja siis nüüd täna tuligi, kuna ta tuleb siia, tuligi nagu ette, et meie tunneme üksteist mitu pidi. Jah, kaua aega. Nii et ma olen kirjutanud ühes Eesti Vabariigi aastapäeva olemisest, kus just Toomas mängib oma pala. Ja seal on ka üks tegelane või rutslased, kes tulevad, kes sinna ei kuulu, aga siis, et siis Toomas, kes üks laulja, kellega ta koos tuleb, et need leiavad, et no nende tähtsus igatahes on sama nagu teistel, et nemad ka peavad seal istuma ja sööma.
aitäh, Toomas Tuulse, aitäh Saatele selle imeilusa vahepala eest. Meie läheme programmiga edasi ja nüüd pöörame pilgud ekraani poole, sellepärast et meiega on videosilla vahendusel Jaanika Kroonberg, kes vaatab täpselt sulle otse vastu, Helga. Nii et annan sõna üle sulle, Jaanika, loodan, et meie tehnika töötab ka kõik ennast. Hoidke kõik neid peialt. Jaanika Kroonberg. Tere Stockholm, kas mind on kuulda? Jaa. Aitäh. Armas noorkirjanik Helga. Kui see ettepanek mulle tehti, et ma täna oleksin Stockholmis sellise kaasaegsel viisil virtuaalselt, siis ma esialgu proovisin ära rääkida meie uut esimeest või peaks ütlema esinaist, esiisikut Maarja Kangrot kirjanike liidu poolt kõnelema. Aga ta kõhkles ja vaidles vastu, et ta ei tunne piisavalt hästi sinu loomut, ehkki tal on mõned raamatud, mida ta on lugenud. Mina arvasin, et ei ole midagi sellest, et ei pea ju pidama akadeemilist ettekannet. Aga kui nüüd Taave prooviks meie tänase suhtluse alguses küsis minult pettunult, et kas ma pilti ei näitagi, siis mul tekkis küll selline kõhe tunne, et eeldatakse mingit poster ettekannet või slaidi ettekannet, mida siiski ei tule, aga ta sai aru, et ma pean kaamera sisse lülitama, või tähendab, mina sain aru. Olgu peale, nüüd oleme me vähemalt inimese moel silmast silma saame kõnelda. Ja veel publiku juuresolekul ja Ennu juuresolekul, kes on siin hoidnud ja toetanud igatpidi ja sina samuti teda. Ma mõtlesin selle peale tegelikult, et miks ma ütlesin, et noorkirjanik. Sa oled ja jääd minu jaoks noorkirjanikuks selles nõndanimetatud pagulaskirjanduse kontekstis, mida me ikkagi ajaloolises plaanis peame niimoodi jälgima või käsitlema jätkuvalt sellest, mis on tehtud aastakümnete jooksul Rootsis, Kanadas, Ameerikas, mujal maailmas Eesti kirjandust. Selles mõttes jääb see kirjanduse sektor ju ikkagi miskipidi pagulaskirjanduseks. Ja tihti lugu tuleb seda isegi meelde tuletada, et tegemist on pagulaskirjandusega. Ma mõtlesin ka selle peale, et millal meie omavahel kokku puutusime esimest korda. Ja mulle tundus, et see oli aastal 1994 ja siis ma leidsin selle kivi, millel daatumit ma enam ei näe lugeda. See on jälle, Helga, sinu üks kunstiteoseid, tiigrikivi. Tiiger on siia kivile maalitud ja väga hea näeb välja praeguseni. Ei ole ta vananenud midagi, nagu sinagi. Aga siis, kui ma võtsin riiulist raamatu, Tiiger, loen ma siit pühendust. Meenutuseks ööst tiigri teki all ja hommikust tiigrikiviga Uppsalas 21.–22. juunil 1996. Nii et me oleme sinuga tuttavad olnud ja Ennuga tuttavad olnud ikkagi vähem kui kolmandiku sinu elust ja umbes poole minu elust. Järgmisel aastal saab sinu kirjanduslikust debüüdist raamatu kujul ka, ma ei räägi sellest, mis on varem ilmunud mitte raamatuna kusagil ajakirjanduses või mujal. Sinu kirjanduslikust debüüdist raamatu kujul saab 60 aastat. See on siis 2/3, ligikaudu 2/3 sinu eluajast ja pool jällegi ligikaudu minu eluajast. Ja kui ma mõtlen nendele 24 raamatule või eelkõige pigem nendele, mis sa oled kirjutanud nii-öelda täiskasvanud. Ehkki täiskasvanud võivad lugeda ka lasteraamatuid või noorsooraamatuid oma pilguga. Siis ma mõtlen sellele, et kuidas sina oled selles tollal nõndanimetatud ikkagi pagulaskirjanduses Rootsis, välismaal elades, raudse eesriidega eraldatud meist siin kodumaa. Oled sina teinud ligikaudu seda sama, omas mõõdus, omas stiilis, omas laadis ja naisena, mida Eestis tegid Mati Unt, Enn Vetemaa
ja võib-olla ka Arvo Valton. Mati Undile on sul isegi olemas kusagil vähemalt üks kummardus sinu tekstis, kui ma ei eksi, Mati Undile vaarikatega või midagi taolist. Enn Vetemaast huvitav seos tekib. Enn Vetemaa on kirjutanud palju hiljem ühe romaani, rõhutades tingivas kõneviisis. Sina kirjutasid oma oleksist, pahast poisist juba tunduvalt varem. Ja muidugi Arvo Valtoni grotesk, sinu grotesksed võtted, neidki võib võrrelda. Ja mis veel väga huvitav, sa ei ole veljanud segada sellist klassikalist kirjandust, eesti kirjandust, mida tuli ikkagi paguluses lugeda vanemas põlvkonnas eriti just klassikalises võtmes. Siis sa ei ole veljanud segada seda klassikalist eesti kirjandust mütoloogiliste ja popkultuuri motiividega. Loonud oma romaanides inimloomi, inimpareseid ja kirjutanud Undi silmast alguse saanud romaani ja võib-olla ka testinud mingeid selliseid piire juba hiljem, mis lubavad rääkida ka meeste õgijatest. Materjali on toonud elu ise sulle kätte ja ka kirjandusmuuseum on olnud siin mõnel juhul toeks, kas või selle Alaskast leitud päeviku näol, kus üks naine peab ära lugematu hulgal mehi ja sina oled selle romaaniks kirjutanud. Väga pikantne teema, väga huvitav ja mõnel moel ka terav ja ajalooline kindlasti. Nüüd kõige selle juures mulle näib ametigi, et mul on üks etteheide. Et sa oled kirjanikuna võtnud leiva käest oma võimalikul ja väga vajalikul biograafi. Kellelgi, kes võiks sinust või ka sinust ja ennust kirjutada monograafia, uurimuse. Sa oled kirjutanud mälestusi, valetaja, suurepärane mälestuste raamat. Sa oled kirjutanud intervjuu raamatu Võtt Hindrikusega. See, kas sa Tammsaaret oled lugenud, natuke provokatiivne ja meenutan veel ühte tärminit. 10 aastat saab selle ilmumisest ja sellest hetkest, sellest konverentsist, kui me kirjandusmuuseumis tähistasime sinu ühte eelmist juubelit Riskikivi päeval suure konverentsiga ja näitusega. Kirjanik justkui ei tohiks kirjutada ära liiga palju oma elust, mis võtab biograafil käest ära võimaluse leida sealt veel midagi pikantset, huvitavat. Peale selle kirjandusteadusliku arsenali, mida tavaliselt kasutatakse, kõik need sünekdotid, metaforid, metonüümiad ja nii edasi. Aga midagi elulist. Sina ja Enn olete kirjutanud mälestusi. Viimases akadeemias on lugeda teie kirjavahetust, algust. Aga mida siis veel? Enn on pidanud kroonika teie elust. Aga ametigi mu raamatud riiulis koguvad enda vahele mitmesugust materjali. Ja ühe tänuväärse arvustaja Andrus Kasemaa arvustusest loen ma midagi, mis mulle endale vastu ütleb. See on arvustus sinu raamatu, kas sa Tammsaaret oled lugenud kohta. Tsiteerin. Raamatu teatavaks puuduseks on, nagu intervjuu raamatute puhul sageli, see, et räägitakse kõigest, aga mitte millestki lõpuni. Vastaja on julgem kui küsija. Ja siin jäävad mitmed viisakalt pooleli ja siin jäävad mitmed teemad viisakalt pooleli just seal, kus alles huvitavaks läheb. Oleks võinud veel küsida valusamalt, julgemalt. Kirjanduses pole mõtet olla viisakas. Ja sa ei ole viisakas. Sa oled loominguline. Viisakas on üldse kirjutamata jätta. Tartu ja Uppsala vahelist merealust paadit pidi oleks võinud rohkem ja julgemalt
küsimusi teele saata. Lõpuks on ju kirjanikul alati vabadus vastamata jätta. See lõik lohutab ja tulevasel biograafil on võimalik edasi minna. Aga Kirjanike Liidu ja kolleegide poolt soovin sulle ja Ennule, teile mõlemale palju tervist, õnne, kõigi soovide täitumist. Ja ikka julgust minna lõpuni, minna kaugemale, minna sügavamale, minna tõusta kõrgemale oma järgmises teoses. Palju õnne, tervist ja nagu on kombeks viimasel ajal öelda, kallis noorkirjanik Helga, ole jätkuvalt hoidlik. Aitäh! Aitäh sulle nende sõnade ees ja need tekitavad mulle palju mälestusi meie kohtumises ja ka seda, mida sina oled kirjutanud, mis on nagu, ma tunnen ennast ära. Nii et aitäh sulle ja me näeme varsti jälle. Loodetavasti oled juba selle kätte saanud. Sellise tavapärase juubelite puhul saadetava väikse taljese. Või kui ei, siis on see teel. On käes. Aitäh, Jaanika. Ja läheme nüüd programmiga edasi. Ja seekord annaksin ma sõna üle Jaan Seinile Eesti kultuurikoondisest. Murrangulisel ajal ja see on nii hästi su isiklikus elus kui ka Eesti elus. Sa oled sündinud Eestis, tulid Rootsi lapsena ja debüteerisid siin kirjanikuna ja pärast sa oled leidnud tee tagasi Eestisse. Need on asjad, mis peegelduvad sinu loomingus läbinisti ja see on ju täitsa loomulik kohe. Ja me kuulsime siin, seda võib soovitada, kindlasti on siin mitmed, kes on lugenud sinu biograafilist raamatut Valetaja, mis minu meelest sugugi ei ole mingi valetaja. See on lihtsalt, et sa räägid oma elust, et kus on kronoloogilises järjekorras võib lugeda, mida sa oled läbi elanud ja see annab väga hea pildi sellest, kes sa oled ja mida sa oled teinud. Nii et ma soovitan seda soojalt lugeda. Siis üks moment, millele ma tahaksin nagu peatuda, on see fakt. Sa nimetasid varem endast vanemaid pagulaskirjanikke, Kolk, Leppik, Ristikivi, rääkimata Mälgust ja Undest ja nii edasi. Neil ei olnud ju enamusel sellist võimalust, et vabad Eestit näha. Lepik küll jõudis Eestisse, Kolk käis ka seal nii edasi. Aga õnneks oled sina enam nõusel ajastul, kus sa oled nagu saanud siduda ennast uuesti Eestiga. Ja see on ka minu meelest väga oluline, sest sina oled üks silla ehitaja pagulaskirjanduse või ütleme välis-Eesti kirjanduse ja kodu-Eesti kirjanduse vahel. Sa oled nagu avanud aknaid nii hästi meil Eesti poole, sest suur osa sinu viimase raamatutest on ju minu teada ilmunud Eestis. Varem anti nad välja siin Rootsis, Eesti kirjanike kooperatiivis, aga nüüd on Eesti kirjastused ju sinu raamatuid välja andnud. Ja sellega sa oled andnud võimaluse lugejatele Eestis ka heita pilgu sellele, mis on sinu tagapõhi ja et meie kui nii-öelda pagulased või pagulaste järeltulijad või välised või kuidas me ennast nimetame, ei pruugi tunda ennast, et me ei kuuluks Eestisse. Sest sina oled nagu avameelselt võimaldanud meil sellist kuulumist Eestisse sellega, et sa elad seal ja kirjutad nende ainete peal. Nii et minu meelest see on üks väga märkimisväärne punkt Helga Nõu tegevuses kirjanduslikult ja inimesena,
et ta on ühendanud ja ehitanud sildu välis-Eesti ja Eesti vahel. Aitäh sulle sellest! Ja meie siis, ma ei hakka siin pikalt rohkem sõna võtma, aga meil on selline tunne, et me kangesti tahame sind hoida ja oleme nii tänulikud kõige selle eest, mis sa oled teinud kirjanduse alal ja üldse meie kultuurielus ja jätnud sellise sügava jälje kõrgel kunstilisel tasemel. Meil ei ole muud kui üks väikene auaadress, mida me tahame sulle anda. See näeb niimoodi välja, üks tänukiri kirjanik Helga Nõule 90. juubeli puhul elutöö eest. Täname sind väärika panuse eest Eesti kultuuri ja kirjanduse rikastamisel Rootsi Eesti kogukonnas ja Eestis 22. septembril 2024. No see on sinu sünnipäeva kuupäev, ma arvan. See on EKK nimel juhatuse esimees Jaan Sein. Siin on kõik meie soojad tunded ja tänulikkus sellest, mis sa oled teinud, kuigi see on üks lihtne avaldus. Aitäh! Nii, ja siis võtame need lilled ka võib-olla siis tulevad sinna juurde. Oi, aitäh, suur aitäh! Ja ma saan sellega aru, Kairi, et meie ametlik programm ei ole veel läbi. Aha, Kairi. Just nimelt, ametlik programm ei ole veel läbi. Meil on veel üks sõnavõtja. Astu siia sirle. Rootsi Eestlaste Liidu poolt soovime südamest soovida sulle õnne ja me lubame, et me kanname seda sinu pärandit edasi. Ja nagu ma sulle Haapsalus suurpõgenemise konverentsil jõudsin juba öelda, siis meie noorte rahvaülikoolis sellel aastal me panime noored lugema ja teemaks olid sina ja need olid 3 raamatut, mida nad seal terve päev lugesid. Aga me ei andnud tervet raamatut, vaid ainult osa ja siis nad pidid ise lavastama etenduse sellest, kuidas see lugu nüüd lõpeb. Ja see oli päris vahva ja naljakas, et kui mul on võimalus, siis ma kindlasti saadan need laste etendused sulle. Aga see on ka väga tähtis, et need raamatud ei ole mitte ainult seal raamaturiiulis, vaid on tähtis, et neid loetakse ja kahjuks tänapäeva noortele sa pead nad niimoodi kätte andma ja nendega koos neid lugema ja kuidagi selle lugemise lõbusaks tegema. Nii et suur aitäh sulle, Helga, kõikide nende raamatute eest ja nagu öeldud, siis me hoiame seda pärandit edasi. Aitäh! Kõik lauda istusid, iduroga maitsesid, siis kõik lauda istusid, iduroga maitsesid. Karuviimes vesi kooki, järmes rüppas katse jooki. Kaaren karu marju sõi, kui see kuure jooki jäi. Kaaren karu marju sõi, kui see kuure jooki jäi. Põder limpsi sambla suppi, Oora vääris käri juppi. See oli päise päeva all, pilla palla pillega. See oli päise päeva all, pilla palla pillega. Rootsi keelt kui koskavad, hakkame nüüd väänama neid sõnu. Herr Mõlvad ska laas. Üütile graassuudet iluuden, Muutele ralla under jorden. Jyttar rötter mullomum, hade han sitt gullvarsbo. Jyttar rötter mullomum, hade han sitt gullvarsbo. Han gav ras och dit var givna, alla med fjädrar, alla luna. Dit för skadat klockan strax, efter kanske
lastelaulu tõlkida, sellepärast selle üle on ikka nagu otsitud. Jõudu, tervist ja loomingulist rikkust järgmiste raamatute ja Enn ka, hoidke Helgat jätkuvalt nii, nagu te olete hoidnud 9 aastat ja muidugi lapsed, vanemad on kõige tähtsamad, et teile ka jõudu ja armastust ja suur tänu teile kena õhtu eest ja head nädalalõppu, aitäh! Ütle, kas Enn on sulle vahel ka nõu andnud? Ära rikkuda on neid kiitma hakata. Sellepärast võib küsida, kui tark on üldse Nobeli auhinda välja anda. Aga ma siiski paar sõna räägin. Ma ei mõtle Helgat kiita, nii et ta on nii hea sellegi poolest. Natuke tagapõhja siiski peaks ütlema, et meie oleme üksteist tundnud praegu juba 68 aastat. Et me tunneme üksteist seest ja väljast. Ja päris hästi, liiga hästi isegi. Aga ma siiski paneks Helga klassikute hulka. Me saime 2 nädalat tagasi labürint kirjanduse õpik 7. klassile, mis on Eesti kooli õpik. Täna. Ja seal on siis 6 kirjanikku, kes siis on 7. klassi jaoks, keda nad peavad analüüsima. Oskar Luts, Heidi Vallik, Helga Nõu, Juhan Jaik, Helve Relve ja siis Jan Tett. Need on need, keda praegu Eesti 7. klassi õpilased siis rakenduvad. Ja ma ütleks nii, et päris huvitav on minu seisugas vähemalt, et peasuu on mõnes mõttes juba nagu kevad. Seda on trükitud 8 korda ja me kohtame ikka päris palju inimesi, kes seda on koolis lugenud. Selles suhtes on Helga kõige tuntum oma noorsoromaanidega, kuigi minu meelest on kõige parem ikkagi täiskasvanud. Ja tegelikult on ta kõige parem novellistina, kuigi ta on ainult 1 novellikogu. Nii et kui ta selle viimase hobuse salaja valmis saab, siis ta võiks hakata novelle kirjutada. Aga natuke me oleme ikkagi koos ka teinud. Ja siis ma tahtsin ütelda, siin ilmus juttu oli akadeemiast ja algusest, millest Jaanika rääkis. Seal videosille algusel. Elagu, ja 3. kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja 1000 kord ta elagu, ta elagu. Aitäh veel kord, ma ei taha pikalt kõnedada, ma tahan Helgat ja Enn ja kõike selle sünnipäeva töö ettevalmistajad lihtsalt siiralt tänada. Meil on tõepoolest uhke, et meil on selline kirjanike paar kõrges vanuses, kellel on loomingulist jõudu ja tahet jätkata ja et Helga, me ootame teie siis seda hopuse raamatu ilmamist järjekordselt siis Pärli Eesti laste ja noorsokirjandusse. Ja ma tahtsin lihtsalt kõigile nägemist öelda ja soovida teile kõigile head nädalalõppu ja veel kord Helga jõudu, tervist ja loomingulist rikkust järgmiste raamatute ja Enn ka, hoidke Helgat jätkuvalt nii, nagu te olete hoidnud 9 aastat ja muidugi lapsed, vanemad on kõige tähtsamad, et teile ka jõudu ja armastust ja suur tänu teile kena õhtu eest ja head nädalalõppu, aitäh!